Ülidevaheline song, alaseljavalu, valu, mis kiirgab tuharasse, laskub jalga, ischias. See on sinu selgroo jaoks kõige olulisem harjutus. Ja ma olen valmis kihla vedama, et see harjutus aitab sind, sest esiteks jääb sinu selgroog kogu aeg paigale. See on ohutu harjutus ja sellega ei kaasne ülekoormuse ohtu. Ja teiseks, 20 aastat füsioterapeudina ja 10 aastat siin internetis, kõige rohkem tõi mu patsientidele alaseljale leevendust puusa vabastamine. Kurat küll mees. See harjutus on 2 tehnika kombinatsioon. Alustame väljaspoolt sissepoole. Pole ju mõtet proovida seespoolt lahti teha, kui väljast on kõik kinni. Ja 3 suurt puusalihast, mis koguvad seda pinget ja lähevad krampi, on need lihased, mis asuvad vöö ja puusa vahel. Tensor fascia late, keskmine tuharalihas ja suur tuharalihas. Ma arvan, et kui ma riideid vahetan, on paremini näha, sest ma nägin välja nagu mingi maakas. Kõige tähtsam on, et sa aru saaksid. Siin vöökoha vöötaseme ja puusa vahel on meil ees tensor fascia latae, lihas, mis tavaliselt tekitab põlvele probleeme. Keskel keskmine tuharalihas ja taga suur tuharalihas. Selles piirkonnas vöö ja puusa vahel otsime kõige valusamat kohta, kõige valusamat punkti, kasutades pöidla otsa. Mine aeglaselt, rahulikult. Sa võid leida punkti. Leidsin siit. Võid leida punkti, mis on koha peal väga valus või punkti, mis saadab valu põlve või selgroosse. Oluline on leida see kõige valusam punkt. Hoia kerget survet, et mitte põhjustada ega tunda liiga palju valu. Küsime 30 sekundit paigal. Sa tunned, kuidas lihas lõdvestub su sõrme all. See pingepunkt sulab, valu väheneb ja lakkab kiirgumast. Pärast 30 sekundit hakkama aeglaselt ühele ja teisele poole liigutama. Järk-järgult tunned, kuidas lihas ärkab. See tõmbub su sõrme all kokku ilma valuta. Üks nõuanne. Seda harjutust võid teha mõlemal pool korraga. Pärast seda minutit 30 sekundit paigal, 30 sekundit liigutades, lase lahti ja vaata, mis su puusas muutus. Ja kui su alaseld valutab vähem, on kergem, siis tead, et su valu on positiivse mehaanilise teguriga ja sa just avastasid viisi selle valu leevendamiseks. Ja kes tahab veelgi rohkem paraneda, sul on õigus 2 nädala pikkusele harjutusprogrammile, mida saad kodus teha, järgides päevavideot. Programmis Kerge selg parandame me 4 terve selgroo alustala. See parandab lihaspingete punkte, aitab liigestel pingest vabaneda, äratab õiged lihased, mis toetavad ja kaitsevad selgroogu ning parandab ka teisi kehaosi, mis võivad tasakaalust välja viia kogu meie selgroo. Link programmile Kerge selg on allpool kirjelduses neile, kes soovivad tutvuda või kohe programmiga alustada. Hei, see on päris hea. Pärast välise lihaspinge leevendamist on palju lihtsam liigest vabastada ja liikuvust parandada. Seega, harjutuse teises osas istud risti jalad, see jalg, mida soovid parandada, on pealpool ja me teeme 3 korda jõudu ja lõdvestust põlv all. 3 korda jõudu ja lõdvestust põlv üleval. Vaata, lõdvestu, lase põlv maha vajuda, toeta käsi põlvele ja suru kergelt. Tõsta põlve lae poole, aga käsi ei lase. Nii. Väike jõud, hoia paar sekundit ja lõdvesta. Tähelepanu, põlv lõdvestub, käsi ei suru. Sa kordad seda 3 korda. 3 korda jõudu ja lõdvestust, keskendudes lõõgastumisele. Seejärel hoia põlve alt, tõsta põlv üles nii kõrgele, kui ei tee haiget ja seekord suru põlve jõuga vastu maad, aga käsi ei lase sellel juhtuda. Vaata, suru, hoia paar sekundit ja lõdvesta. Tee seda samuti 3 korda. Ja mitu korda päevas seda teha tuleb? Kui su selg muutus palju lõdvemaks ja kergemaks, siis korda seda harjutust 1 kord päevas mõlemal poolel, et säilitada puusa liikuvus. Ja kui tunned alaseljast suurt leevendust, võid seda harjutust kasutada alati, kui on vaja valu leevendada. Ja kui sul on voodis keerates valu, siis selles videos näitan, kuidas seda lahendada ilma und kaotamata. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ära unusta seda videot jagada nendega, kes kõnnivad ainult ühele poole puusi nõksutades. Mina lõpetan praegu. Suur kallistus ja järgmise korrani. Kui keegi saatis selle video teile, siis nad hoiavad teil silma peal. Proua!